Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 25–31 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et ma loosin välja kõigi kanali tellijate vahel sellise paki kassitaro kaarte, nagu mul siin laual on. Siis, kui meid saab siia kokku 250, siis ma teen selle kohta eraldi video, mille all te saate enda osalemissoovist teada anda. Aga nüüd kaartide juurde. Teile on selleks nädalaks välja tulnud tornikaart, üsna esimesena siin. Edasi tuleb siit sauade 3 ja sauade 9. Sauade 3 on minu jaoks ootamise kaart. Te ootate kedagi või midagi, kas te ootate vastuseid või ootate kedagi. See on nagu selline ootamine. Inimene vaatab silmapiiri peale ja ootab kedagi sealt silmapiiril tulemas. Kas ootab uudiseid või ootab mõnda inimest, kes on pikalt ära olnud. Sauade 9 kaart räägib sellest, et kuigi te ise ei tunne enda tugevust, siis te olete ka suitsu sees joostes võimsam, kui te ise seda arvate. Siis tornikaart on midagi sellist, mis vapustab teid. Tornikaart on üllatus, ebameeldiv üllatus, välk selgest taevast. Mingi selline asi, mida te ei oska oodata. Ja see võib olla mingi tühjast kohast lahvatanud tüli. See võib olla mis iganes ebameeldiv üllatus. Ma tean, et see kõlab õudsalt, ja tornikaart ongi jube. Et kui see tornikaart ära raksatab, no siis see on ikka ehmatus korralik. Positiivne selle tornikaardi juures on see, et kui see torni langemise tolm vaibub, siis te saate aru, miks see juhtus. Ta nagu lööb õhu puhtaks. Et seda torni otseselt ei pea kartma. Ta on küll jube ja see, kui te tahate teada, mida tegi tornikaart minu elus, siis te scrollige kusagile allapoole. Mul on olemas video sellest tornikaart minu elus. Et vaadake, kuulake, mis tornikaart minu elus tegi. Aga me peaksime tegelikult mõistma seda, miks miski asi juhtub, sest mitte midagi meie elus ei juhtu ilma põhjuseta. Ja tornikaart raputab midagi meie elus paika, loksutab paika ja võib-olla sellisel ootamatul moel. See tüli näiteks, kui lahvatab tühjast kohast mingit tüli, siis see ei ole selline tüli, mis jääb aastateks kestma. See on selline tüli, mis lööb korra selle õhu puhtaks ja pärast saab jälle sõpradena edasi minna. Ta loksutab nagu midagi paika, toob välja mingisugused varjatud asjad, võib-olla mingid pinged lahvatavad, mis pikalt on olnud niimoodi tuha all hõõgunud. Tornikaardi vapustus, siis on meil siin sauade 7. Edasi meil on mõõkade 8. Mõõkade 8 räägib lõksus olemisest. Sellest tundest, et te olete lõksus. Et te olete enda silmad kinni pannud, võib-olla selle tornikaardi vapustusega panetegi silmad kinni, te lihtsalt ei taha näha seda, mis see torn korda saadab. Olete silmad kinni pannud ja tunnete, et te olete lõksus. Aga see tunne on petlik, te tegelikult ei ole. Teil on kõidikud lahti, kui te silmad lahti teete, siis te näete, et teil on tee täiesti vaba. Mis siis puudutab seda sauade 7, siis see on enese seisukohtade kaitsmise kaart. Enese seisukohtade kaitsmise kaart on sauade 7. Siis on teil siin all veel müntide kuningas ja müntide 4. Müntide kuningal on olemas rahatarkus ja kui müntide 4 minu jaoks on kitsimehe kaart, inimene, kes istub oma raha hunniku otsas
ega taha jagada ei oma raha, oma aega ega energiat, siis müntide kuningal on see tarkus ja tema teab, kas seda raha tuleks jagada või mitte, sest müntide kuningal on eelarve paigas, tema on tark kuningas, tema on rahaasjades väga tark. Tema teab täpselt, kuhu kulutada ja kuhu ei ole vaja kulutada. Temal on selles mõttes rahaasjad kontrolli all, tal on raha küll, aga tema ei tee emotsiooni oste. Nii nagu müntide kuninganna ei tee ka müntide kuningas emotsiooni oste. Tema kaalub ennem asjad läbi. Ja kui see kitsi mees ongi siin kõrval ega taha raha välja käia, ma ei oska siis öelda, ma arvan, et sellel kuningal on nii palju tarkust küll, et ta teab. Võib-olla tulebki vahest hoida kinni oma energiast, oma ajast ja oma säästudest ja mitte neid välja käia. Et kuna teil on siin sellised huvitavad kaardid, millegi ootamine, lõksutunne, torn, mis raputab, aga siis olete te tegelikult ka võimsam, kui te ise oskate arvata, et teis on olemas see jõud kõige sellega toime tulla ja rahatarkus ka. Ma loodan, et need vastused, mida te ootate, tulevad ja ma loodan, et need tulevad ikkagi head, et see, mis te ootate, et see on hea uudis või inimene, keda te ootate, et ta lõpuks saabub. Vot selline nädal tuli teile, kallid skorpionid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.